Tervist, tervist! Tuttavaid nimesid tuleb sisse juba. Tere, tere, tere! Numbrite keel. Nägid, nätaki, esimene kood kohe. oi, te olete nii armsad. No nii, Mati, esimene mees, aitäh, Mati. 2, 7, 7, 7, 5. Vinge värk, tere, Aive. Ja tere veel. Kõikide nimesid siit välja niimoodi kohe ei loegi. Peti tuttavaid nimesid on siin nii kihvtilt juba. Nii vahva. Mul on esimene mees olemas. Loodan, et tuleb veel mehi, naised on ka alati teretulnud. Tere, tere! Tere õhtust! Nii armas, Keti. Jaa. Mati koodisin kohe nätakesi ära. Eks ole nüüd hulga lihtsam siis, kui koduleheküljel on olemas ka see koht. Tere, tere! Ja on olemas see koht, kuhu saab panna selle oma sünnipäeva kuu ja aasta ja siis saab juba selle edukuse koodi välja arvutada. Margit on muidugi meil ka siin abiks olemas. Ma arvan, et Margit tuleb ka kohe, et kes ei tea oma edukuse koodi, siis saab panna siia oma sünnipäeva kuu ja aasta. Oi, aitäh! Näete, Diora. 5, 1, 8, 5, 1. Diora. Olemas. Oi, näete, Margit ka siin olemas. Kes ei tea oma koodi veel ja kes ei ole käinud seal numbritekeel.ee lehe peal, siis pange siia oma sünnipäev, kuu ja aasta. Margit aitab selle välja arvutada meil siin kiiresti, et ma koguks kokku siia mingi a la 4 inimest äkki. 2 on olemas. Mati ja Diora on mul olemas juba. Võtaks 2 numbrit veel ja siis ma hakkaks teid arutama, teie tugevused ja nõrkused siin nende numbrite baasil. Ja siis vaataks, kas jääks veel natukene muudeks asjadeks meil küsimusi. Ja siis me hüppame peale seda, teeme väikse pausi. Näed, tuli üks number, numbrite kombinatsioon. Tere, Monika. Oi. Mistim. Mistim. Ja siis me hüppame siit, selles suhtes teeme väikse vahe ja siis lähme sinna YouTube'i laivi numbrite keel. Eks ma kogu aeg ikka proovin. Nii. Oi, kui hästi tuleb praegu igasuguseid koode ja asju. Nüüd ma võtan järjekorrast, et oleks aus. Siis ma võtsin ühe mistim. Ma ei tea, kas sa oled mees või naine. Sa võid muidugi panna mulle ka, et kas sa oled mees või naine. Vaata, nii kaua kui Margit arutab, ma hakkan siin kiirega kedagi juba arvutama. 1 + 9 + 7 + 7 on 6. 6 + 6 on 1. 6 + 6 + 1. Nii. Mistim naine, okei. Naine, aitäh. Siis ma lihtsalt ütlen, kui kõva naine sa oled seal. Näed, saime Margitiga samad koodid. Nii, siis ma vaatan, kellel siin oli Katariina. Vaatame sinu kood 7, 7, 1, 9, 7, 1. 1 + 9 + 7 + 1 on 9, siis ma arvan, teised asjad on ka õiged. Nii, Katariina. Et kui te veel YouTube'i kanalil numbrite keel ei ole, siis hüppake sinna ka kindlasti. Et seal ja tellige kanalit loomulikult, see on ainult mulle armas märk, et te tahate veel ja veel huvitavat informaatiat. Ma arvan, Katariina, et see on väga õige kood sul. Oih, issand. Astusin valesse kohta. Vaatan, Katariina, veel panen siit need asjad ka kokku. Võtu pea 5. 7 + 7 + 9 + 5. On. Kõik, Katariina, sinu kood on ka õige. Nii, ma võtan praegu 4 inimest ja mul on need koodid nüüd olemas ja ma käin need läbi siin ja siis peale seda, kui ma nüüd selle ralli ära teen, teie kõik, kes te nüüd liitute vaikselt siia ja kes te ei tea oma koode, ma arvan, et Margit hakkab nüüd niimoodi järjest panema neid teie koode ka üles, hoidke lihtsalt kõrvad kikkis.
et ma hakkan kõikide kohta rääkima. siin on küll selline huvitav lugu, et kellelgi pole 4 ja kellelgi pole 3. Oh, ma võtan Ahto siit kohe veel. Ahto, ma arvan, et sa oled Ahto. Ahtol on just kõik need koodid olemas. 3, 3, 4, 1, 2. Nonii, nüüd on 5 nime. Mul on Mati koodiga 2775, siis on Diora 518851 ja siis on Misti 76612, siis on Katariina 77951 ja siis on Ahto 33412. Nii, siis ma hakkan pihta. Aga tahtsin ütelda jah, et kui me nüüd kõik need asjad läbi käin siin ja vaatan, kas meil jääb veel aega, kui meil aega ei jää, siis väike hingepaus ja siis me lähme Youtube'i. Numbrite keel, kui te ei ole seda veel näinud, vaevalt, ma arvan, kõik on näinud, et siis käige hüppake seal ka ja tellige ja kui te olete nüüd sellised eestlased, kes ma tean, siin on osad, kes Soomemaal elavad, siis mul on olemas ka soomekeelne kanal Numeroiden kieli. seal on nõksu vähem materjali, sest ma hakkasin seda hiljem tegema, aga üsna samalaadsed jutud on ka seal olemas, aga kui teil on ka soomekeelseid sõpru, siis võite ka jagada. Et sinna järjest tuleb ka neid materjale, aga tegelikult nüüd tänapäeval Youtube juba ise pakub tekste ka kohe välja. No nii, поехали. Mati kood 2775, hakka rääkima siis numbrite mm, kannusta muidakin katsoja jagamaan se. Jaa, selles suhtes, et ma olen väga tänulik teie, kes te siin Soomes nii elate, et siis jagage teie ka, et ma olen nüüd seda seal jaganud päris hästi. Et mida rohkem jagame, seda rohkem edasi läheb. Nii. Ja number 2, ma hakkan siis rääkima numbrite energiatest ja siis selles suhtes on mul hea nagu näha ka, et kas on naine või mees, et siis ma oskan natukene ütelda, millise võimsusega ta on, kas rohkem maskuliinne või rohkem naise energiaga, naiseliku energiaga. Number 2 on diplomaat ja number 2-l on tegelikult suht palju sellist suht palju intuitiivsust ja inimeste tajumist, see on väga hea müügiinimene ja ka inimeste selles suhtes ka lepitaja. Ja sinul on hääles ehk siis kõris on see nagu võti. mitte kurgus ei ole võti peidetud, aga sa saad häälega oma tööd teha, niinimetatud. selles suhtes number äh, Mati Mati puhul, kuna ta on mees, siis number 2 viitab ka sellele, et ta on suht selline ka pehme inimene. see annab nagu sellist naiselikku energiat alati, mis viitab ka sellele, et sa oskad väga hästi erinevatest olukordadest ka välja tulla. selline väga hea diplomaat, inimeste sopitaja omavahel, kui mingi riiusituatsioonid on. kellel on siis number 2 seal selles koodis olemas, see alati annab sellist nagu kerget pehmust juurde. muidugi number 2 on ka selline inimene, et tema võime on siis kuidagi ütleme, see rahaenergia liigub läbi naiste. Kuidagi nagu naisi aidates peaks see siis toimuma ja su koht on niinimetatud nagu justkui laval. sa peaksid ennast nagu rohkem välja tooma. eriti sinu koodi juures, ma kohe räägin siis 7-test ka, väga vinged numbrid, mulle meeldivad 7-d. mul on endal ka edukuse koodis kusjuures 3 7. ehk siis, aga ma olen veel 2 juures, 2 selline miinuspool on see, et ta kardab just ennast nagu välja näidata, endast rääkida, seepärast tal on kogu aeg tunne, et oh, mis nüüd mina, et mul üldse tekst ei jookse nii hästi kui näiteks mõnel muul. Et jääd nagu pigem selliste nagu teiste inimeste arvamuse taha kinni ja ei julge välja näiteks hüpata. näiteks siin tuli üks selline inimene nagu Kolumps 555, tema on sündinud 11. päeval, tema esimene number on ka 2. Mati puhul ma ei tea, mis päeval sa sündinud oled, kui sa nüüd kirjutad mulle ka näiteks, mis päev sul ainult konkreetselt on. siis 11 2 puhul on jällegi sellised rohkem kõvemad tüübid number 2-de puhul. Et aga kui sa oled päris puhas näiteks 2 või sa oled näiteks ka, mis see on 20. päeval sündinud või 29., siis need tüübid on juba rohkem sellised pehmemad tüübid, võivad teiste inimeste arvamustest väga hästi ka sõltuda. nii, kellel on siin veel 2, siis Mistimil on viimane 2 ja Ahtol on ka viimane 2. et see annab teile just sellist nagu pehmust või sellist, no näed, Mati, siis sina oled 11., sina oled selline suht jalad maas tüüp. Et sul sellist, kuigi sul on sellist pehmust ka, sa oskad väga diplomaatiliselt müüa, noh, mingi oma mõtet näiteks maha ja selliseid asju.
Number 2 annab sellist hästi diplomaatilist, energiat. Nüüd me lähme number 7 juurde. Matil on neid siis, edukuse koodis lausa 3 tükki. Nii nagu ma viitasin, et minul on ka. See viitab sellele, number 7 energial on hästi palju ideid ja mõtteid kogu aeg peas. Ehk siis ise tajun selle puhul niimoodi, et, nii kui ma silmad avan, nii kohe mul juba mõistus hakkab delegeerima, mida kõike peaks ära tegema. Tohutu pank on siin ja see tähendab seda, et sa tahad nagu mitu asja korraga teha ja sa oled võimeline ka kusjuures tegema. Ja 7 viitab ka sellele, et sa oled arvatavasti elukohta vahetanud, ehk siis kui ei ole, siis seda peaks tegema. Ja alati 7 areneb siis, kui ta liigub ühest kohast teise. See ei tähenda seda, et sa peaksid iga päev kogu aeg jooksma. muidugi ka see, et on väga soovitav tegeleda spordialaga. Ja number 7 on selline nagu elupõline Sherlock Holmes, kes ei peatu kunagi, ta tahab kogu aeg teada, miks mingid asjad on niimoodi ja minna nende asjade juurde nagu süvitsi, ainult et sul on see, et sa võid veel võtta nagu mitu liini, kus sa nagu otsid seda tõde. Ja näiteks oled edukas tegema ka mitut tegevust korraga ja kui sa oled ettevõtja, siin olekski nagu soovitus sul olla ettevõtja, siis sul on väga oluline see, et sul on meeskond. Delegeeritud tegevused, millega sulle endale ei meeldi tegeleda, siis need anda nagu sellele meeskonnale. Ja muidugi õppida usaldama neid, sest see 7 tahab ka suht hästi nagu kontrollida. Mitte nii kõvasti nagu number 8 näiteks, aga siiski. Ja number 7 selline miinus on see, et ta võib totaalselt lihtsalt otsustada, et ta ei viitsi mitte midagi teha. Minge kõik seenele. Ja siis ta niimoodi lihtsalt vaikselt on. Kuigi ma arvan millegipärast, sina kes sa oled sündinud 11. päeval ja sul on 3 seitset, siis ma arvan, et üsna harva, kui sina, peatud. Ja siin võib olla lihtsalt sellised asjad, et mis on number 7 selline peatumise meetod, on see, et ta lihtsalt, paneb jalad lauale, võtab endale mingisuguse sarja ette ja võtab, krõpsupaki ja ütleb, et kõik, stopp, peatun. Vot niimoodi ja seitsmetel on võib-olla selline, kuidas ma ütlen, läbipõlemine ja ka see, et ta võtab, mm, kuidas ma ütlen, no sellise, mm, seitsmetel, kui ei tule seda energiat peale, et ta kuhugi poole, ta lihtsalt läheb vahepeal liiga nagu haievile, siis tal on vaja lihtsalt võtta üks suund, hakata sellega tegelema, sellepärast et muidu ta läheb niivõrd haievile, et ta lihtsalt jookseb kokku ja siis ta lihtsalt peatub ja tuleb laiskus. nii, see on 7. Katariinal on 2 tükki ka. Püss, Missimil on ka 7 olemas. Jaa, noh, mega. number 5, mis sul on seal lõpus? number 5 annab sellise asja, no täielik jackpot selles suhtes, number 7 on Sherlock Holmes, kes uurib pidevalt ja on hästi uudishimulik ja number 5 on selline number, mis annab sulle kogu aeg sellist asja, tead, tahaks siia koolitusse minna, nende juures tahaks olla, siis tahaks kuskil äriettevõtte, mis on äriklubides vist kuskil veel osaleda. saad aru, siin on kogu aeg nagu mingi kommunikatsioon käib. Nagu tohutult siit infot, sealt infot, hästi aktiivne, väga palju nagu tahad suhelda ja no näete, eriti kellel see number 5 on veel esimese koha peal. Ja siis number 5 saabki kõige sellega hakkama, ainult et mis on, kuidas ma ütlen, kui öeldakse vanasõna, küll küllale liiga ei tee, aga 5 puhul on see, et küll teeb küll küllale väga palju liiga, sellepärast et mingi hetk sa oled lihtsalt nii ära haievil, et sa ei saa ise ka nagu aru, et hommikul pidid sa olema kuskil seal äriklubis, siis õhtul oli mingisugune ema tahtis külla tulla, onju. sa saad väga hästi kõigega hakkama, aga see, et sa lihtsalt saad aru, lihtsalt suitsu hakkab välja tulema. Ja mis number 5 miinus on see ka, et ta on high-level ja teiseks see, et sa ei anna oma õpetusi nagu edasi. number 5 õpib ise hästi palju juurde ja tema kohustus on anda seda edasi ka teistele, sest 5 oskab mm, keerulisi asju lihtsamaks seletada. nii, Dioral on ka 2 viit lausa, kohustus oma õpetusi edasi andma. number 5 kohta öeldakse tegelikult ka isegi, et vaimne juht. ja teate, number 5, kellel on esimese koha peal, siis nende kohta öeldakse veel sellist asja, et nad on väljanägemiselt suht sellised sirgjoonelised. Ehk siis, kui ta on mees või naine, ta on nagu selline sirge.
jaa. Et sul on keskel ja eelviimane, ehk siis kui on number 5 keskel, siis see viitab sellele, et mm, ta peaks olema õpetaja. Mul tuleb mingeid sõnumeid ja siis ma reageerin selle peale veel. Jah, et ta peaks olema õpetaja või tegelema mingi sellise coaching uga. Number 7, kui on keskel, siis see tähendab seda, et töö peaks olema liikuv või online töö, midagi sinnakanti, sellepärast et 7 ei armasta sellist asja, kui on nagu väga rutiinne töö. Number 5 ka ei armasta rutiinsust. Kui number 2 on keskel, siis number 2 viitab sellele, et sa peaksid olema kas mingisugune psühholoog, terapeut, vaimsusega tegelev. Mhm. Nii, Mati puhul sai kõik ära räägitud. Ma ütlen seda, Mati, et nüüd, kui ma tean, et sa oled sündinud 11. päeval, siis sa oled ikka täielik püss oma tegemistes, toimetustes, sul on väga palju energiat. Ja ma pärast lähen ühtede juurde, kui on keskel. Ma võtan need numbrid, mis siin nüüd ma näen niimoodi edukuse koodi järgi, siis ma kõik räägin. Et mina ütleksin niimoodi, et number 2 aeg-ajalt teeb sinust sellise pehmema poisi, mehe, kes aeg-ajalt sõltub teiste arvamustest, aga tegelikult sul ei olegi väga teiste arvamust vaja. Sa tead väga hästi, mida sa tahad teha. Number 7 lihtsalt sinu selles edukuse koodis, kuidas on 3 korda, siis see viitab vahest sellele, et sa võid olla endasse keskendunud ja sinu lähedased võib-olla vahest ei saa aru, kas sul on kõik hästi ja neil tundub, et kas sa oled liiga mures või sul on mingisugused jamad, aga tegelikult sul on kõik nagu väga perfecto. Sest masin kogu aeg töötab, masin ei peatu. 7 on hullud tüübid. Nii, aitäh, Mati, usalduse eest ja aitäh, et tulid kohe Essa, 5+ sulle. Nii, loodan, et said abi ka, võid kommenteerida siia. Ja tuletan kõigile meelde, kes ei ole veel Youtube'i kanalil Numbrite Keel, siis kindlasti hüppake sinna. Ja mm, issand, kui huvitav. No teeme niimoodi, et ma järjekorras teen. Need, kes nüüd kõik ei saa oma enda kohta mingit kommentaari, siis tulge sinna Youtube'i Numbrite Keel. Ma alustan seal kell 8, siis kohe esimestena kohe paugutage oma need numbrid sinna mulle. Sest ma tahaks seal natukene muudest asjadest ka rääkida. Nii, Diora, tema kood on 51851 ja seal ma olen viied nüüd ära rääkinud. Siis ma neid enam kordama ei tule. Number 1, number, oi, nii armas. Number 5 üks probleem on, kui 5 on esimese koha peal, siis vahest on nad sellised targutajad ka. Annavad siis nõu, kui nende käest ei küsita. Ja siis nad võivad ennast kõige tähtsamaks ka pidada. Jaa, ehk siis koodi leiate te niimoodi, et kui panete oma sünnipäeva, kuu ja aasta kommentaaridesse, Margit aitab sul selle kokku lahendada. Teine variant on see, et numbritekeel.ee kodulehekülje peal on üks selline väike arvutuse koht, kuhu sa paned oma andmeid kirja ja siis ta ütleb sulle põmdi kohe sinu numbrid ära. Nii, läheme number 1 tähenduse juurde. Number 1 on tegelikult väga hea. Selline, kas ta on kuningas või ta on kuninganna. Ta on väga suuteline vedama enda järgi meeskonda. Ja kui ta on selline üldjuhul ta on hästi otsustuskindel tüüp ja teda kuulatakse ja ta meeldib kõigile selles suhtes, et ta teab, mida ta tahab. Eriti nüüd, kui Dioral on number 5 ja siis number 1 veel seal, tal on need mõlemad topelt nagu, siis see on nagu eriti selline, kes nagu õpib ka palju juurde, veel teab ka väga palju asju, aga ta võib olla suht jäärapeal ka. Selles suhtes, et ta võib väga kiiresti solvuda, kui teda ei kuulata, sest 5 ja 1 annavad sellise kombinatsiooni, aga 1 üleüldiselt ja number 1 on see, et tal on oskus vedada suurt seltskonda, teda kuulatakse, seepärast et tal on hääles on jõudu ja tema koht on laval, ehk siis ta on nagu juht. Eriti kui number 1 on keskmise koha peal, mis tähendab ametite suhtes seda, et ta peaks olema oma ettevõtte juht või siis kuskil ettevõttes kuskil juhtiva koha peal. seepärast, et kui tema ei saa juhtida, siis ta hakkab nagu tasakaalust välja minema, ta võib hakata targutama teiste üle. Ma loodan, et te saate aru sellest, mida ma nüüd nagu mõtlen. Kui 1 on keskel, siis ta peaks olema oma ettevõtte juht, seepärast ise vastutab, ise juhib. Kui ta on lihtsalt alluvus kuskil liinitöö talle absoluutselt ei sobi, siis ta hakkab halvustama seda juhti, et ta ei oska juhtida ja nii edasi, tema teeks seda paremini ja nii edasi.
ja number 1 selline miinuspool ongi see, et ta kardab võtta vastutust, ta kardab juhtida ja tal on kogu aeg kahtlused enda suhtes, et kes nüüd mina olen, keegi mind võib-olla ei kuule ja blablabla bla, bla. Sellised asjad, enda välja mõeldud hirmud, nii nagu meil kõigil inimestel. See on siis number ühtede puhul. Tõmban kriipsud, kellel on räägitud. Number 8 ja Dioral on 8 siis keskel ja see viitab sellele, et 8 on siis raha ja karma number. Ametite poolest number 8 on kõik, mis on seotud matemaatika, raha teemaga, raamatupidamine, arvatavasti mingid ka seadused, sest karma on ka selline asi, numeroloogia sobib talle samamoodi nagu minagi seda teen. Kusjuures ma ütleksin, selle numbrite kombinatsiooniga sobiks talle numeroloogia väga hästi. Seepärast, et seal on nii matemaatikat, kui seal on ka karmat selles suhtes, et need asjad nagu sobivad väga hästi. Eelkõige on siis kas kirjapidamine, issand jumal, raamatupidamine või siis sellised asjad. Ja number 8 energia on siis selline, ta teab väga hästi ja ta tajub, see, mida ta teeb, siis see kannab vilja. Kui ta teeb natukene kehvasti, siis ta tuleb kehv vili. Ta peab nagu kogu aeg olema nagu pühendatud sellele, et kõike, mida ta teeb, siis ta saab nagu head vilja. Igas oma tegevuses, seda tavaliselt ametite kolmnurk üleüldse avaneb alles 35-aastaselt, keskeltläbi 2, 3 aastat enne või pärast. Ja tegelikult see 8. energia üleüldse, mm, appikene, nüüd ma pean hakkama siit jälle kedagi ära võtma. Nii, siin nõmedad kommentaarid, siis ma üritan siit neid tähele panna ja ära võtta. Nii, siis number 8 jah, on ka see, et mida ta kipub tegema, on see, et üle kontrollima ja number 8-l on ka selline armukadeduse energia ja samas see, et lihtsalt selline kontrolliv, kui ta midagi annab või midagi ütleb, siis ta tahab teada, kuidas selle asjaga nagu on, sest ta on ka selline suht mõnus selline väike vingukott eriti kui 8 on näiteks esimese koha peal. Ta võib jääda nagu kahtlema, eriti siis, kui tal näiteks ei lähe kuskil töös või kollektiivis hästi, siis ta ise ei pruugi teha ka midagi selleks, et tal paremini läheks, aga ta justkui nagu kogu aeg nagu tahab süüdistada seda olukorda, kus kohas ta nagu on paratamatult. Noh, ehk siis selline väike case. Nii, 8-test räägitud. Ja Dioral on väga maskuliinne energia. Selline, mm, issand, ma ei teagi, tahan ütelda ühte sõna, aga mul ei tule praegu ta õigesti välja. Nagu selline poisilik tüdruk, ütleme siis niimoodi, mõne heas mõttes. Ma sain aru, et see on kellegi noorem tütar, ma ei tule praegu see nimi meelde, et ma mööda ei paneks. Üldse ei tule praegu meelde see nimi, aga ma nägin siin vahepeal, et sa kommenteerisid. Nii, nüüd lähme Mistimi juurde. Mistimi kood on 76612. Ma olen ära rääkinud nüüd 7 energiat, 1 ja 2. Ja keegi küsis 9 kohta ka, siis varsti tuleb see number 9 ka siin välja, kõik numbrid on siin esindatud. Ja number 6, ma räägin siis Mistimi puhul siis 7-st rääkisin, eks ju, see on hästi selline kreatiivne, väga liikuv ja number 6 on totaalselt armastuse number. Armastuse number, see tähendab seda, ja kui sul on ees veel 7 ka, kas sa oled, kui sa oled juhuslikult veel 16. päeval sündinud, sa võid siia nüüd panna, ma vaatan, kas ma näen sind. Joofeli tütar oligi, just, täpselt nii oligi. Ole hea. Et siis Mistim, mis päeval sa sündinud oled? Sa võid selle mulle siia veel lisada. Ainult päev. Et siis number 6 annavad sellise energia. Ahah, see 7. päeval, okei. No siis sa oled natukene kõvem tikker. Kui see oleks 16 seal olnud, siis on selline 1 kuus veel juures. Jaa, aga siis 6 tikker nagu mitte pahas mõttes, 7 on rohkem selline konkreetne 7. 6 on selline energia, mis vaatab nagu silmadega. Ta lihtsalt sööb ilusaid inimesi, talle meeldivad ilusad inimesed, aga enda suhtes ta võib olla suht kriitiline, kuigi sul meeldib ka enda ümber nagu ilusaid asju luua. Kas luua, hankida ja enda juures ka. Sinule ma ütleksin, kui sul on 6 või ükskõik teil, kes te nüüd siin olete, teil on 6 edukuse koodis, siis kindlasti poputage ennast mingisuguse ilusa, väga väärtusliku esemega. Ehk siis mina, kuidas ma ütlen, mida ma tahan ütelda? No kas on mingi väga hea lõhn, midagi väga kvaliteetset peab olema. Nii.
6 on lõpus ja 3 on kõrval. Väga hea kombinatsioon. Nii, ma pärast vaatan, praegu ma ei hakka lisaküsimustele üldse vastama. Ma räägin praegu lihtsalt koodist, seepärast muidu ma lähen väga lappama, kui ma hakkan teie kommentaarile niimoodi hooga nagu siit vastama. Siis number 6 on just see, et kõik, mis on iluga seotud ja kusjuures 6 annab ka hästi head sellist kodu hoidmise, kodusoojust. Sa võid olla aeg-ajalt ka selline väga ülehoolitsev oma lähedaste üle. Kuidas neil läheb, sellised tead, laps läheb lasteaeda või läheb kooli, suusad kaasa, kõik asjad ise tahad kaasa tassida, mehele leivad kaasa. Selline nagu hull hoolitsus on teiste üle ja samas ka iseenda suhtes sa võid olla väga kriitiline, kord tundub, et sa oled liiga suur, siis oled liiga väike, siis on juuksed liiga pikad, ta-ta-ta-ta-ta. Ja see võib olla nagu selline lõputu jada. Nii nagu kuskil öeldi ka, kui ma rääkisin aasta lõpunumber, käige vaadake seda videot Youtube'is, siis kui see oli number 6, siis üks naine kirjutas, et jaa, et igavene homme. Et selles suhtes, et minu meelest oli see nii armas, sest kuus alati, kuu energia on selline, kui sul see on, eriti veel esimese koha peal, siis sul on nagu kaaluga suht tihti nagu probleeme. Ja kui kuus on näiteks viienda koha peal, siis see viitab sellele, et sul on enesearmastusega alati väljakutseid. Vot niimoodi. Ja kuus, kui on keskel, siis see on kõik ametid, mis on seotud loomingulisusega. Näiteks juuksur väga hästi, kosmetoloog, vesi sobib sinna väga hästi kõrvale. Kõik sellised asjad. Nii, ja siis misti mul on nüüd selline kood kui 76612 ja siis 6 ja 2 mõlemad on hästi sellised naiselikud energiad, nii et sinul on rohkem naiselikkust. Aga sul on hästi hea selline otsustusvõime ka number 7 ja 1, mis ikkagi 0-4-ks, kui sa oled midagi otsustanud, siis sa selle ka ära teed. Mitte keegi sind murda ei saa, kuigi see number 2 paneb aeg-ajalt kahtlema, kui sõbranna ütleb sulle näiteks midagi, et no ma ei tea, et kui mina ikkagi nagu sina oleksin, siis ma niimoodi ei tee, siis sa nagu jääd kodus niimoodi mõtlema, et kurja, äkki tal on õigus ja siis tegelikult intuitsioon ütleb sulle, et kuule, nalja teed või, mine täpselt nii, nagu sina tahad. Vot, see number 2 on üldse selline asi. Mati puhul, tema on sündinud 11, seal on 2 ühte, vot siin natukene nagu energiat mängivad, kui nagu väga peeneks minna. Aga noh, ma pean nagu üleüldiselt rääkima, siis number 2 natukene viskab sellist kahtlusi vibrat sisse. Tihtipeale kahjuks. Aga ei ole hullu, teised numbrid toetavad. Aitäh sulle, Misti, loodan, et sa said endale sellest abi. Ja selles suhtes võib-olla ka kinnitust ja võib-olla kui mingi asi ei harmoneerunud sinuga, siis järelikult sa miinuses ei ole. Ja tugevuses, mis ma räägin siis numbrite tugevustest ja te tunnete, et ei, üldse nagu ei sobi, äh, ei ole üldse loominguline, aga ilusad asjad meeldivad küll. Okei, noh siis ei ole, siis on nii. Ilusad asjad sobivad selles suhtes jah. Okei, nii, Katariina. Katariina number on 77951 ja loodan, et Katariina, sa oled algusest peale kuulanud neid energiaid, mis on seitsmed, mis on viied ja ühed ja number 9. Mis on siis number 9 koodis? Ja eriti sul on veel keskel ka, ehk siis kui number 9 on keskel, siis see viitab sellele, et sinule sobivad kõik sellised ametid, mis on seotud vaimsusega, teiste ärakuulamisega, teistele nõu andmisega siis, kui teised küsivad. 9 kipub andma tavaliselt siis ka nõu, kui temalt ei küsita. Ma ei räägi, Katariina, sinust, räägin 9 energiast praegu, sest mõndadel võib olla number 9 näiteks esimese koha peal või siis ka taga ja mõnel on väga palju üheksaid, näiteks 3 üheksat koodis. Siis number 9 tegelikult alati on siis ametite poolest seotud sellise vaimsusega. Ehk siis sa kuidagimoodi oled nagu nõu andmisega või sa tajud seda maailma natuke teistmoodi. Noh, kas terapeut, mingi coach ja siis ka see kätega tegemise asi, seepärast et su energia jookseb läbi käte. Ehk siis proovi näiteks kodus ka, kui kellelgi kuskil mingi valus koht on, pane käsi peale, vaata, kuidas töötab. isegi kui ei usu sellesse, siis lihtsalt proovi. Ja number 9, kellel on koodides, siis ma ütlen sellise asja välja, mida ma olen kuskil juba ka maininud, et haigete inimeste juures, kui te olete, siis te peate ennast õppima kaitsma, sellepärast et alateadvuses te tahate võtta või võtate ilma enda teadmata need haigused üle üsna kiiresti. Te olete nagu sellised käsnad. Vot, et õppige selles suhtes kaitsma, mingid igasugused tehnikad on.
ja number 9-l on justkui otsaette kirjutatud, et räägi minuga, seepärast et kõik, mitte kõik, aga ütleme, suurem osa inimestest nagu soovivad kuidagi nagu kurta oma rasket elu sinule või siis teile, kellel on number 9. 9 muidugi viitab ka sellele, vot Katariina, sinul võib-olla võib see niimoodi olla, aga tal on 2 äärmust. Ja tal on 2 äärmust selles suhtes, et, kas ta kogub mingisuguseid asju väga palju või siis on teine variant, kui näiteks number 9 on esimese koha peal, siis see võib niimoodi olla. Kui number 9 on teise koha peal, see viitab neitsile, siis neitsid tavaliselt ei ole mingid kogujad. Aga kui ta on esimese koha peal või kolmanda või siis viimased numbrid, siis ta võib olla koguja tüüp. Ja teine variant on see, et totaalne puhtuse armastaja. Ja number 9 energia on veel ka see, et ta aitab kõiki teisi, aga tihtipeale ennast unustab või jätab meelega viimaseks. Ja samas on see, et ta on ka väga sõjakas number, et kui sa midagi otsustad, siis sa teed ära. Ma arvan, sina, Katariina, kuna sul on koodis 779551, need on kõik väga maskuliinsed numbrid. Sa oled pigem selline, et kui sa oled oma elukaaslasele või näiteks töökaaslasele juba pikemat aega ütelnud, et seda peab ära tegema, seda peab ära tegema, seal kuu, 2 on ju, poolteist kuud, mida iganes, siis sa lihtsalt võtad kätte ja teed ära selle. Sellepärast, et sa nagu ei seedi sellist asja, kui venitatakse mingit püksikommi seal. See on selline number 9 energia. Ehk siis sa oled väga selline püss. Sinu elukaaslane ei ole kerge olla, sest number 7 selle ees juba viitavad sellesse, et sul siin masin kogu aeg töötab ja sa oled väga selline nagu mitu asja korraga, hästi selline nagu soome keeles on nagu tehopakkaus, et siis sa nagu kogu aeg toimetad, saad aru, sa suudad hästi palju kõiki asju teha ja siis teised lihtsalt sinu kõrval lihtsalt ei pruugi nagu sinuga ühte takti nagu pidada. Vot, väga huvitav naine. Nii, aitäh sulle, Katariina. See sõna just oli juba väga hea. Nii, Ahto. Ahtol on väga lahedad numbrid, millest me veel pole rääkinud. 3, 3, 4, 1, 2, siis meil saavadki kõik numbrid räägitud. Number 3-d ees viitavad sellele, number 3 üleüldse, kui esimese koha peal või teise koha peal on, siis mõlemal juhul see viitab sellele, et sul on hästi palju sellist elavust. Ma arvan, et see on niimoodi öeldakse. Sina, kui kuskil seltskonnas oled, aitäh, Katariina, kui sa kuskil seltskonnas oled, siis sind nähakse. Sa naerad palju, sa oskad visata head nalja ja isegi võib-olla, kui sa ei oska head nalja visata, siis kui sa nagu midagi ütled, siis see on nagu kuidagi mingi ivaga. Ja kui sina kuskilt uksest sisse tuled, siis sind märgatakse. Tahad sa seda või sa ei taha, aga ma arvan, et sa tead seda, et et sind märgatakse. Ja sul on kohe nagu midagi erilist ja sinu seltskonnas tahetakse koos olla. Ma vist enne polegi kolmedest seda rääkinud niimoodi, ma arvan. Ma ei tea, miks mul kuidagi see kohe kõnetama hakkas. Et siis number 3-d on hästi säravad inimesed, kellel on koodi eesotsas 3-d. Ja üldse, kui see on edukuse koodis ükskõik kus koha peal, siis ta annab sellise elava sellise nüansi sulle juurde. muidugi number 3 viitab ka sellele, et ta on väga selline loov inimene täpselt samamoodi. Ta oskab leiutada mingisugusest asjast nagu, mitte millestki nagu midagi just nagu sellist hästi loovat. Ta oskab väga hästi ka inimesi siduda, inimesi enda järgi nagu vedada, aga ta väga tihtipeale jääb nagu sellesse nagu analüüsi. Aga ütleme see, et seda võiks teha, siis nagu seda võiks teha, aga ta nagu ei pruugi minna tegevusse, liiga palju jääb nagu mõtetesse kinni. Ja number 3-l on vaja siis tegeleda blogimisega ehk siis tuua välja teistele inimestele seda ja näidata, millega sa oskad tegeleda. Põhimõtteliselt tuleb särada. Mis number 3-l selline nagu kahtlane on, see miinuspool siis see, et ta nagu mõtleb, oh, mis nüüd mina, ega ma mingisugune selline mingi staar ei ole, las teised käivad seal ja eputavad ja teevad mingeid asju. aga endal ikkagi pitsitab, et näed, teised julgevad, mina ei julge. Et sul on ainult üks samm nagu selleks vaja teha, see hirmuuks on vaja lahti teha ja siis põmm tegi minna sealt läbi. Ja number 3-l on veel üks selline huvitav väljakutse, et ta kipub minema kas väga karjääri ehk siis töösse või siis vastupidi, näiteks jääda nagu kodusse kinni. Ja näiteks number 3 ja kui mehe puhul on number 3, siis ka see, et eriti kui sul on veel teise koha peal,
siis võib see olla selline märk, et võib-olla sa oled ema mõjutuses, et võib-olla ema üritab sinu ellu kas sekkuda või sulle nõu anda või kuidagi tahab veel sinu elus hästi aktiivne olla. Vot, ja number 3 on vaja leida tasakaal kodu ja töö vahel ehk siis ennast nagu ära jagada nii sinna kui tänna. muidugi ennast mitte ära unustades ja see blogi pidamine on seal väga oluline. kui number 3 on keskmise koha peal ehk siis ametite puhul, noh, ma ütleks esimese asjana, et ta peaks olema blogipidaja, ehk siis ta peaks näitama välja, millega ta tegeleb. Tihtipeale ta üritab seda teha, aga ta jääb kuidagi nagu väiksesse mastaapi, kuidagi ühele-kahele inimesele kuidagi nagu seda tegema, aga ta peaks tegelikult nagu rohkemale suurele massile nagu seda välja näitama, sest sinu energia liigub kuidagi läbi naiste ja laste energia. ma ei oska seda nagu paremini praegu siin ütelda. väga huvitav persoon. nii, number 4. Number 3 puhul ma veel ütlen ka, et on hästi palju ka sellist suhtlemisenergiat, kui see on seal ametite puhul. Aga no igaüks saab oma isiklikust sünnikaardist rohkem teada. Teate üldse nagu isiklikust sünnikaardist tuleb nagu väga palju ameteid välja, mis sulle sobivad. See on nagu müstika. Seepärast, et me ju tegelikult elus, kui hakkame seal teismelisena, ma ei tea, mida iganes tegema. mina näiteks ladusin laudu nädalavahetustiti sellepärast, et saada endale nagu nädala jaoks raha. Ma elasin ühikas, kodust raha ei antud, pidin laudu laduma. No aga see ei tähenda seda, et ma nüüd olen laudade laduja, et me teeme ju nagu mingisuguseid, ma ei tea, metsikuid töid, eks ju. Et aga seal need asjad jooksevad kõik välja sealt ametite kolmnurgast, see on nagu hästi põnev. Ja siis sünnikaardi analüüsist üleüldse nagu tegelikult missiooni abil me saame teada nagu selle oma finito, et kuhu me tegelikult peaksime jõudma. Aga okei, number 4. Ahtul on keskmine koht number 4, mis viitab, ütleme siis ametite poolest, kui me räägime, siis see viitab sellele, et peaksid töötama siis meestega, meesenergia on see konkreetselt number 4 ja tegema ettevõtet, siin on soovituslik kohe nagu oma ettevõtet omada. Või siis peaksid olema kuskil ettevõttes ka parem käsi, sellepärast number 4 on ettevõtte jaoks väga edukas number, sest sa oled selline tõeline tööle pühendunud inimene, kes teeb tööd südamega ja kohusetundega. Aitäh südamete eest! Ja number 4 siis, sa oled valmis kõiki aitama, oma lähedasi, oma töökaaslasi, võtta võib-olla lisatööülesandeid ja kasvõi okei, ärge palka tõstke ikka nagu kogu aeg, aga punnitad seal ja selline läbipõlemine on nagu väga, väga kiire tulema. Ja seal on nii huvitav, nüüd hakkab energiapuudus tulema ja seal on väga oluline teha meeskonnas tööd ja jaotada seda oma tegevust teiste inimestega. Eriti neid asju, mida sa ei oska teha, mitte punnitada nagu 0-4 neid teha. Vot niimoodi. Nüüd, kui ma vaatan su numbrite kombinatsiooni, siis sul on 3, 3, 4, 1, 2, siis ainult 2 on selline, mis on selline väike, mitte väike, aga see on naise energiaga, naiseliku energiaga. Ülejäänud on siis 3-d ja 8-id peetakse ka nagu pool selline naine, pool meesenergia, aga muidu sa oled selline väga otsustuskindel. Number 4 on ka selline, et sa tahad, et kõik oleks sinu kontrolli all. Oh, issand, kui armas Ahto, aitäh sulle. Et 4 viitab ka sellele, et kontrolli all tahad hoida neid asju ja number 4-d ja 8-d on armukadedusega seotud numbrid ka, et nendel on arvatavasti elus väga palju väljakutseid selle armukadedusega. Ehk siis noorepõlves on rohkem olnud probleeme, kus on sind justkui siis sattunud mingi partner, kes on sind võib-olla petnud või mingi sõber, kes on tõmbanud mati jalgade alt ära. Aga elu õpetab. Et niimoodi. Kuulge, ring sai peale tehtud, kõik numbrid ära räägitud, nagu mega hästi läks, ma ütleksin. Aitäh kommentaaride eest ka. Eks ma ikka viskasin vaikselt niimoodi üle. Nüüd ma võiks olla võib-olla äkki mingi 5 minutit veel, võib-olla 7 maks, siis ma käin vahepeal, sirutan selga. Ma nüüd ei viitsi, ausalt öeldes ma võtan päris tõsiselt, et ma ei viitsi scroll ida sinna ülesse. Äkki peaks, äkki keegi kohe ei julge, ütleb siin näiteks paarisuhet võin kas 2, 3 või 4 niimoodi läbi käia. Number 1-st lühidalt, kas ma ei rääkinud number 1-st või?
Number 1 on selles suhtes kas kuningas või kuninganna selline energia. Mm, ja pange siia siis suhte kohta. Oi, perfekt, sina tahad seda. Oi Jeesus, nii palju asju. Okei. Number 1 on kuningas, kuningatar, selline energia, mis näitab seda, et kui sa midagi nagu otsustad, siis see sinu taga on nagu tugev jõud, selles suhtes inimesed kuulavad sind ja sa oled väga hea meeskonna edasivedaja. Kindlasti, kui number 1 palju, siis sa peaksid olema oma ettevõtte juht. Selline väga tugev energia on sellel inimesel. Ja 1, 2, 1, 4, 8, siis perfekt, sinul on, ütleme see, et ma ei tea isegi, kas sa oled mees või naine, siit välja ei lõika seda, aga väga tugevad maskuliinsed numbrid, ütleme niimoodi. Number 2 on see, mis paneb kahtlema, sa oled arvatavasti sündinud, no nüüd siin on 2 varianti, kas novembris või veebruaris, eks ju. Kui veebruaris, siis see annab nagu suht sellist pehmukest, aga kui sa oled novembris, siis sa oled hästi otsustuskindel inimene. Elutee number 8 viitab sellele, et sa oled tegelikult inimene, appikene, oodake, nüüd jooksis eest ära. Julia küsib siis number 8, elutee number. Sina pead olema põhjuseks teistele inimestele, et nemad töökohti saaksid, niimoodi lihtsalt öeldes. Nii, lumehaldjas küsib 21 naine ja 7 mees. 21 naine ehk siis kokku liites on see 3 ja 7 kokku tuleb 1 ja see tähendab seda, kui suhe kokku liites tuleb 1, siis seal on tavaliselt nii, et keegi võtab võimu enda kätte. Keegi on siis kas kuningas või kuningatar. Ja siin ma ütleksin niimoodi, ma arvan, et kuna 21 on, noh, 21 on ka suht kaval tüüp. 2 on see, et ta küsib teise arvamust, on ju, ta võib sellest nagu saada endale kindlust, ei suuda nagu otsustada, aga number 1 ütleb see, et ta küsib küll, aga tegelikult ta teab juba vastust. Ja number 7 on tegelikult ka väga selline eesmärgikindel, kui ta otsustab ära, kuhu poole ta liigub. Siin ma jään vastuse võlgu, kumb on see, et kes nagu võidab, aga tavaliselt seal on alati mingi esikoha kohta on väike võitlus. Heas mõttes, näiteks number 1, kui tuleb kokku liites mehe ja naise nagu see suhe sünnipäevadest, kui ma räägin, siis seal on vaja alati võtta eesmärk ja kahekesi nagu koostöös teha neid asju. Aga tahate või ei taha, alati hakkab midagi kiiva kiskuma. Nii, su summ küsib 2 ja 3. 2 ja 3 kokku on 5, see tähendab seda, et hästi palju liikumist, hästi palju sõpru, hästi palju sellist põnevust, kunagi igav ei hakka. Ainuke asi, mis 5 puhul on see, et üks võib hakata teist õpetama rohkem. Ja siin, kes õpetama hakkab, on number 3, hakkab 2. Jälle, kui need on puhtad 2 ja 3. 2 ja 9, 2 ja 9 kokku, Aive küsib, siis see on kokku 11 ehk siis 11 kokku on 2, mis viitab sellele, et üks kõige paremaid paarisuhteid. kuigi on see, et 9 on tugevam number, vanem number ja tema energeetiliselt võib hakata mingil hetkel number 2 allutama. seal peab lihtsalt hästi palju läbi rääkima. Ja number 2 muidugi on selles suhtes hästi hea, hästi empaatiline, võib ennast nagu kuidas ohvriks tuua tihtipeale suhetes, sõltub, kui need on puhtad 2 ja 9, siis seal tuleb nagu hästi tähelepanu sellele, et ära iseennast ära unusta. Ossa Mait, Monika küsib 18 ja 9. See on kokku 9, väga vaimne number. seal on siis niimoodi, kui kokku tuleb 9, eriti teie puhul 18 ja 9, siis ma ütleksin niimoodi. Väga vaimne, koos võite käia retriitidel, teil on nagu huvitav, räägite vaimsetel, kuidas ma ütlen, teemadel. kõik on selline nagu zen, aga mis on teine nagu vastandpool, kui riidlete, siis riidlete täiega ja sõjakalt. Ja kui on nüüd 18 ja 9, siis kõige rohkem võib olla kavalpea ja sõjakam 18, siis kui ta tahab eriti midagi saada, seepärast et seal on number 1, mis tähendab nagu kuningas, kuningatar ja number 8, tal on alati mingi rahaga seotud mingid jamad. Aga heas mõttes on teil väga hea liit, kui te räägite jällegi omavahel kõik asjad läbi, suundute selles oma zen-mõttes ja teete koostööd. seepärast, et mõlemad no üleüldse 9 energia on see, et kas väga hea ja väga vaimne inimene, teine pool on see, et suht sõjakas. sest kui ta rusika lauale lööb, siis terve maja kajab. Siis Mimm küsib number 7, aga ma ei tea, mida sa selle 7 kohta nagu ütled, mida sa küsid ja 19, ma ei tea, mida te selle all mõtlete. niimoodi üksikult ma ei saa aru. Kellegi palvel, kuidas saab 28, 28? Nii hästi küsid, kellegi palvel.
28 on tegelikult, kokku siis, mis nad on, 1 + 1 on 2, peaks olema hea suhe. Vot mina ütleksin, 28 võiksid ka omavahel koos olla, sellepärast et inimesed, kes on 28. päeval sündinud, on karmaõpetajad iseendale ja teistele inimestele. Ma olen ise elanud koos inimesega, kes on 28. päeval sündinud ja väga, keerulise iseloomuga. Temas on palju head ja temas on väga palju raskust. Nemad saaksid väga hästi hakkama. Petta ei tohi, manipuleerida ei tohi, 28 väga palju tahab enda kasupüüdlikult manipuleerida teiste inimestega, isegi endale aru andmata tihtipeale. Apadi, issand, nüüd jooksis küll väga kaugele. Nii, oota, veebruar. Teate, kui te panete üksikuid neid numbreid 8, 7, siis mina ei tea, mida te selle all mõtlete. Ma ei tea, mis küsimus see on selline, kui üksiknumber on. Nii, 10 naine ja 28 mees. Siis, ma just rääkisin, mis on 28. 28 ei ole üldse paha number, kui inimene oskab seda kasulikult ära kasutada, seal on number 2, ma räägin nüüd konkreetselt 28-st. Nii naised kui mehed, nendel on tegelikult vaja väga sügavalt ka vaimsusesse minna, nad on väga vaimsed inimesed tegelikult, aga kui nemad ei lähe nagu vaimsusesse ehk siis teiste inimeste aitamisse, siis nendest tulevad sellised tigetikrid, kes kogu aeg manipulatsiooni läbi soovivad saada raha. Nendel on see, noh, see miinuspool on manipulatsioon ja raha. Heas mõttes number 2 on alati aitaja ja number 8 on see, et läbi selle teiste inimeste aitamise tal on alati nagu raha olemas. 28. päeval oli sündinud, kas, kui ma ei eksi, Elon Musk. Ja kuidas siis kokku, siis need on tegelikult 1 ja 1 jällegi peaks sobima väga hästi kokku, kuigi ma arvan, teate, alati, kui te saate kokku liidetud mehe ja naise vahel number 2, siis see on üks väga hea liit. Mis on number 2 üks kõige suuremaid probleeme liidus, on see, et kellelgi kuskil tuleb mingisugused vanad armastused välja ja see on nagu 0 4 on alati niimoodi. Lihtsalt tuleb ja seal on vaja väga-väga kindlalt rääkida ausalt välja. Siin ma ütlen praegu konkreetselt perfekt, sina küsisid 10 ja 28, 28 kipub flirtima, tema tahab lihtsalt saada, ta tahab hoida mitu rauda tules igaks juhuks, kunagi ei tea, millal nagu põlema läheb. Number 10 vaevalt, et läheb nagu petma kergelt, ei anna pead. Nii, issand jumal, kuulge, kell on nii palju, ma pean lõpetama. Mari-Liis, ütleme 16, minu lemmiknumber. 16 ja 11 on 7, 8, 9, peaks olema hea liit. Kusjuures mina arvan, 16 ja 11 on väga hea liit. Mul on vanem poeg 11 ja mina olen 16. Väga hästi saame hakkama. 11 vahepeal tõstab nokka ainult. Ega 16 ka alla ei anna. Teil teeb kokku 9, selles suhtes see on väga hea vaimne selles suhtes nagu liit. Väga hästi peaks saama hakkama Mari-Liis Lucia. On mõlemal head iseloomud, aga ma arvan, et väga hea vaimne. Praegu arutasime oi, teate, nii palju tuleb küsimusi, nüüd on see lugu, et ma vastan kena veel sinule 8 ja 19 tuleb kokku 9, ehk siis see, mis ma just rääkisin siin 16 ja 11 puhul ka, on 2 väga hea liit. Ainult siin on siis selline lugu, et number 8 võib olla suht armukade. Kui nüüd ta on elus veel näiteks ka saanud mingisuguseid elukogemusi, selliseid, kus teda on petetud, siis ta võib alguses, noh, ma ei tea muidugi, kui vana suhe teil on või üldse, mis suhe teil on, siis on see, et isegi kui te olete koostööpartnerid, siis ta võib olnud saada elus mingisuguseid nagu petmisi ja siis ta võib olla alguses väga tagavarvaste peal. 19 on jällegi selline, et tema omab seal nagu kuninga ja kuningatari üks sellist nagu jäärapäisust ja number 9 on selline, nagu tahaks teisi aidata ka. Tegelikult 19 on väga hea vaimne number ka. Liit on nagu hea, number 9 tuleb ju kokku, on ju. Nüüd ma scrollin lihtsalt ära ja siis ütlen teile kõigile suur aitäh ja väike hingetõmme.
ja teie kõik, kes te nüüd siin, issand, 18 naine, 18 mees, võrratu. Teid lööb kokku 9, oi, te olete teineteisele täielikult peeglid. 18 naine, 18 mees. Teil peaks väga hea suhe olema, teil on väga vaimne suhe, aga te olete mõlemad sellised 0-st 100-ni lihtsalt lähete, arvatavasti kui teil on mingi Riiu situatsioon, siis röögite nii, et maja kajab. Täielikult peeglid üksteisele, nii et lihtsalt see, mis teises ärritab sind, siis see on see asi, mis sul ärritab, mis sind ärritab iseenda sees, ütleme siis niimoodi. Nii, jätkame ja teate Youtube'is, teeme niimoodi, et väike paus, ma venitan siin oma selga ja venitan jalga nagu kärn-konn ja ja teie ka käige venitage ja siis ma hüppan sinna Youtube'i. Numbrite keel. Suured tänud teile kõigile, nagu mega huvitavaks läks jälle nii nagu alati. seal jätkame. Youtube'is me olemegi 1,5 tundi. Jah, niikaua kui Unimati tuleb, hakkab koputama mu uksele. Tšau. Aitäh teile, kallikesed, väga põnev oli.